mingil ajal meie kodupõllud kulgevad paralleelselt maanteega. Ja korraga siis mu vennad hakkasid laulma, kui ma kallist isamaa ja jumalaga jätsin seda laulu. Ja minu väike vend, kes minu kõrval istus ja hakkas nutma. Kas siis sellest liigutuspisaratest või hirmust, ma ei tea. Ja hakkasin teda trööstima, aga samas hakkasin ise samuti valusasti nutma. Isa viis meid poissi siis laeva pardale ja näitas siis, kui Sõrve saarest mööda läks. Vaadake hästi. Et küll olete tagasi. Aga kuna see juhtub, seda ei tea. Et võib-olla 2 aastat, võib-olla 20. Minul läks 50. Kolinal siis jooks sulgus ja sellega sulgus ka minu lapsepõlv. Ja ma olin üleöö iseseisvaks inimeseks tunnistatud. Sa õpid ja keegi võtab kõik ära, aga ta ei saa võtta sinu teadus. Kõik sinu mäletused on sinu oma, et keegi ei saa võtta. Nad võtavad sinu kodu, võtavad perekond ära, aga see on sinu oma. Ja kodu on, kus sa kodu lood. Nii et on ikkagi kodu on USA-s ka. Aga kui keegi küsib, kus see päris kodu on, no see on siin. Aga me õpisime, kui me olime nagu 2 aasta vana ja siis me olime eestlased ja ameeriklased ka ja siis me saatsime teada, et mis see on, mis see keel üldsegi on. Lihtsalt ei ole sõnad, aga on kultuur, on inimesed, on see vaim Eestist ja see on väga tähtis. 17-aastase tüdruku põgenemine metsatööd. Andesta neile. O Jumal, andesta neile. Orb üksinda Siberi taigas on põgenemas pakasel öö. Kuu paistab kõrguses ülal ja valgustab rändaja teed. Thank you.